Kutsub siis siia Heiki Junnineni, kes räägib tilukestest tilkadest, sünnist ja surmast. Kui me kuulsime siin universumi sünnist, siis nüüd me kuuleme natukene teistest sündidest ja surmadest. Aitäh! Lugupeetud akadeemikud, kuulajad, sõbrad, Heiki Junninen, olen keskkonnafüüsika professor ja tõepoolest räägin tillukestest tilkadest ja kui olulised need on meie planeedile ja meile ja elule siin maal. Tutvustan ennast läbi globaalse Grand Challenge inimkonna suurele väljakutsele. Nagu me kõik teame, kliima muutub, õnneks ei ole väga palju vaja debateerida, kas ta muutub inimese pärast või mitte, see on ammu selge. Ja mulle meeldib selle 2016. aasta rahvusvahelise paneelide vahelise kogumiku kokkuvõtte, mitte see uuem, vaid just see vanem, kus tuuakse välja punasel alal siis kliimat soojenevad kliimamuutuse tegurid ja külmal jahutavad on siis sinisel poolel seda slaidi. Ja me näeme, et seal üleval punaselt on erinevad gaasilised ühendid ja ainukene asi, mis meil on sinine, ehk siis kliimat jahutav meid natuke nagu sellest meie enda tegevusest päästev komponent on aerosoolid. Väga suur vahe aerosoolide ja nende gaaside vahel on eluiga. Kui me õhku paiskame seda fossiilset süsinikku, ürgset süsinikku, mida me välja kaevandame, siis see püsib atmosfääris kümneid, sadu, juba tuhandeid aastaid. Eluiga on pööraselt pikk. Aerosoolid, mis on ainukesed, mis meie tegevuse tagajärjel natuke jahutavad kliimat, püsivad atmosfääris 2-3 päeva, nädala, no võib-olla kuu aega maksimum, olenevad, kuhu nad on sinna sattunud. Eluiga komponentid on väga erinev ja selle pealkirja tegelikult võiks ka muuta selliselt, et kirjeldada inimtegevuse tegelikku mõju, mis on, me oleme muutnud atmosfääri keemilist koostist. Me oleme muutnud seda nii palju, et energiatasakaal hakkab muutuma ja kui keegi tahab küsida, kas geoinseneeria on võimalik, siis jah, see on võimalik, me oleme juba seda teinud. Kahjuks küll mitte kontrollitult, vaid täiesti kontrollimatult, teadmata, mida me teeme, aga mass inimesel on nii palju ja võimsust on inimesel nii palju, et me suudame tõepoolest muuta terve planeedi atmosfääri keemilist koostist ja sellel loomulikult omad tagajärjed. Aga nüüd minu lemmikteema juurde, ehk siis aerosoolid, need ainukene päästeingel seal aerosoolide kliimamuutuse kontekstis on aerosoolid, siin ongi pilt mitte Järvselja ürgmetsast, kus on meie mõõtejaam, vaid hoopiski aerosoolist. Me näeme läbi metsa päikesevalgus tulevat viltu meie suunas ja me näeme seda tänu sellele, et seal on see aerosool, mis ta hajutab. Ja see valguse hajutav mõju ongi see aerosooli kõige suurem ja pea ainukene päästev mõju. Teine pool aerosoolist on muidugi inimese tervisele kahjulik mõju enamasti, aga seda me siin kliima kontekstis ei räägi. Praegult me räägime headest aerosoolid, mis päästavad kliimat. Aerosooli teadus kui selline on tegelikult juba päris vana. Maailmast on muidugi veel vanem, aga ka Tartus on ta juba pea 100 aastat tagasi tõi professor Johan Vilip esimese jooniloenduri Tartusse ja juba kohe varsti Anatoli Mitt tegi sellest magistritöö ja tegi päris pika, terve aasta kestnud mõõtmised, mis tollel ajal ei olnud mingi lihtne väljakutse. Siin on veel nimesid ja tegelikult see on ka meie labori ajalugu ja labori nime ma muutsin eelmisel aastal atmosfääri ja keskkonnateaduste laboriks. Võib-olla füüsika osakonnale ebameeldivalt võtsin nimest ära sõna füüsika, enne meil oli keskkonnafüüsika labor, aga kuna see probleem, mida me siin lahendame, on nii interdistsiplinaarne, nii suur, et ma nägin, et atmosfääri ja keskkonnateadused on parem tööriist ja kirjeldab paremini seda, mida me teeme, kui ainult, kitsalt füüsika. Väike meeldetuletus veel, mida see atmosfääri keemiline koostis siis teeb, me muudame tasakaalu sissetuleva ja välja mineva energia vahel. Sissetulev energia õnneks on nähtava valguse lainepikkusel ja õnneks atmosfäär päästab seda väga hästi läbi. Ilma selleta me oleksime siin pimeduses. Maakiirgus, infrapunakiirgus, soojuskiirgus peegeldub ja püsib atmosfääris tänu selle keemilise koostisele, mida me nüüd siis oleme muutnud. Nii et seda võib tegelikult lihtsustada, et energia tasakaal planeedi peal
sõltubki atmosfääri keemilisest koostisest. Mis seal atmosfääris siis toimub ja kus see minu roll on oluline, siin on näide kokkuvõtte artiklist CERNis tehtavatest mõõtmistest, kus iga punane pallikene on üks keemiline süsteem, mis tekitab atmosfääris osakesi. Ja nende osakeste peale tekivad tilgad ja see ongi protsess tilkade sündimisest. Meil on kõigepealt aluspinna pealt erinevad emissioonid, erinevad keemilised ühendid, mis õhku paisatakse ja need erinevad keemilised ühendid muunduvad läbi oksudeerimisprotsesside, kuna atmosfäär on meil oksudeeruv, me elame väga oksudeerivas keskkonnas, tekivad madala lenduvusega ühendid, mis omakorda tekitavad tilgakesed ja pilved ja tänu pilvedele meil tekib siis see osakeste jahutav mõju ehk energia tagasi peegeldamine ülemistest atmosfääri kihtidest. Kõik need punased pallikesed on keemiline süsteem, mida me oleme uurinud. Igas selles pallikeses mul on oma roll olnud mängida. Kuna ma olen eksperimentaator, siis see roll on olnud enamasti erinevate mõõteseadmete, kas ülespanemine Teravmägedel Gröönimaal, kas mõõtejaama asutamine Pekingis või Järvselja ürgmetsas mõõtejaama püstipanemine ja seal püsimõõtmiste hoidmine, mis on erinevalt keeruliste seadmete ostmisest ja ülespanemisest oluliselt keerulisem ülesanne. Mõõta midagi kümneid aastaid, nii et me saaksime klimaatiliselt olulise aegrea. 5 aastat kliimateaduses on täiesti tühine ja mõttetu ajasamm. Peab olema 30, 40, 50, 100 aastat, et midagi öelda kliima muutumise kohta. Tahaksin siin välja tuua, siin all on metsast lenduvad orgaanilised ühendid, praegult meie fookus kõige rohkem seal metsast lenduvate orgaaniliste ühendite keemia ümber pöörlebki ja üks väga huvitav avastus, mis hiljuti sai ka publitseeritud, pöörleb siis isopreeni, mis on kõige enam õhku paisatud orgaaniline ühend, isopreeni keemiaga seotud kuriosum. 3 aastat tagasi arvati, et isopreen on osakeste teket, need tilgakeste teket, pilveteket pärssiv komponent. Mida rohkem seda on, seda kehvemini pilv tekib, seda kehvemini osakesi moodustub ja ta on pigem selline väga auruv ja lenduv gaas ja temast oksudeerub CO2 ja see on see tema mõju. Kuniks avastati, eriti troopiliste metsade kohal on öised konvektsioonid nii tugevad, et see isopreen suudab tõusta atmosfääri ülemistesse kihtidesse, kus on nii külm, et ta ei oksudeeru süsihappegaasiks, vaid hoopis oksudeerub, 10% temast, oksudeerub madala lenduvusega ühendiks, mis hakkab tekitama osakesi, pilvekesi, mis siis seguneb jälle tagasi alla ja varem seda ei olnud teatud, oli väike müsteerium, miks troopiliste metsade kohal ei leita neid kõige väiksemaid nanoosakesi. Neid lihtsalt nagu ei ole ja põhjendus oli selles, et nad tekivadki hoopis seal üleval ja siis nad segatakse alla tagasi, et siis saaks lõpuks tekkida ka troopilises atmosfääris pilv. Mis teeb selle loo põnevaks, on just see seik, et 3 aastat tagasi isopreen oli paha poiss, ei tekitanud aerosoli ja nüüd on ta kõige rohkem aerosoli tekitav komponent, keemiline süsteem maa atmosfääris, kuna troopilised metsad emiteerivad pöörases koguses isopreeni. Meil on siin oluline alfapineen. Ma ei hakka seda lahti seletama, seda pilti, siin on kaks keemilisi süsteemi ja ütleme nii, et need täpikeste meri on sõrmejälg, keemiline sõrmejälg erinevatest keemilistest süsteemidest, mis tekitavad osakesi. Mõnede pallikeste peale mõned pallid hakkavad kasvama, mõnede peale tekivad pilved ja minu rühma roll on just selle parempoolse pildi loomises olnud. Ja kui me nüüd tahaksime uurida, et milline nendest pallikest iga pall on üks keemiline molekul, milline nendest molekulidest on piisavalt vastupidav, et selle peale võiks hakata kasvama pilvepiisk, siis eelmine aasta konstrueerisime sellise seadme, kus me saame igat sellist keemilist klastrit kiirendada erineva kiirusega, kasvatada põrkesagedust ja põrkeenergiat ja nii-öelda neid lammutada, lagundada ja X-telje peal meid ongi siis dissotsiatsiooni energia, mida rohkem energiat süsteemi paneme, siis mingid klastrid, nimetame klastriteks, molekulid hakkavad lagunema,
nii et saame siis uurida, millised on vastupidavad ja millised mitte. Märgaladelt on leitud siis alfapineeniga seotud keemilisi süsteeme, mis erinevalt märgalade muidu teadaolevast mõjust, mis jahutab, soojendab kliimat, siis läbi selle osakeste tekke ta hoopiski on ka lisakomponent, mis jahutab kliimat. Ja siis oleme ka teinud palju mõõtmisi, need eelmised olid nagu laborist, märgaladel olid ka keskkonnatingimustes, ka tahkusel ja järvseljal teeme püsimõõtmisi ja üks näide sellest püsimõõtmistest on COVID-i ajal, kus kõik inimesed jätsid oma autod koju ja Ürgmetsa mõõtejaamas me näeme, kuidas see periood, kui inimesed autodega ei sõitnud, osutus 13. aasta kõige puhtamaks, õhukvaliteedi mõttes kõige puhtamaks perioodiks seal Järvselja Ürgmetsas. Tallinna Liivaja tänaval see on selge, et seal oli puhtam õhk, aga ka Ürgmetsas. Lisaks atmosfääri mõõtmistele ja labori mõõtmistele tegeleme ka siseõhu atmosfääri osakeste mõõtmistega. Nagu mäletame, COVID-i ajal oli suur arusaamatus, kui head need maskid ikkagi on. Uurisime 130 maski ja nägime, et nende kvaliteet sõltub väga palju nende koostisest. Õnneks oli ka Füüsika Instituudis masinad, millega me saime vaadata maski sisse, et näha, millest nad tõesti tehtud on. Selle eksperimendi tarvis oli neil laboris mitmed uuendused, kaasa arvatud sellise testkambri rajamine, kus ka praegu saab aerosooliseadmeid testida ja mõõta. Ja kokkuvõttelt minu roll akadeemikuna oleks väga mitmeosaline ja ma võib-olla ei hakka siin seda ette lugema, võite seda siit lugeda ja oluline siin loomulikult on need nooled, et ei ole, keegi ei istu ühes kastis, vaid kõik on omavahel seotud. Ja vist on aeg lõpetada ja võtta mõned küsimused, kui teil on. Aitäh! Aitäh ettekandjale, väga huvitav informatiivne ülevaade, mis meil siin atmosfääris toimub, mitte ainult atmosfääris, ka siin saalis, nii et nüüd on kõik küsimused oodatud. Hakkame Marisest peale ja siis tuleb Agu. Aitäh, Heiki, ka väga tore ettekanne. Mul on sama küsimus, mis eelkõnelejale, ühtemoodi, et kui sa nüüd hästi lihtsalt ütled 3 lausega või 1 lausega, et mis on sinu konkreet enda meelest kõige tähtsam panus olnud teadusesse, nii et mitte spetsialist saab ka aru. Nagu ma juba mainisin, olen eksperimentalist, nii et kõikides slaidides, mis ma siin näitasin, olen kaasa löönud varasemates töödus siis ise mõõtes, ise seadmeid püsti pannes, neid optimeerides, nüüd hilisemas faasis tudengeid juhendades. Nii et see eksperimentides kaasalöömine, püsimõõtmiste töös hoidmine nii tahkusel kui Järvselja Ürgmetsas, see on see niisugune igapäevane roll, mis ma nagu reaalselt teen. Nii, Agu palun, jah. Ma kardan, et ma sain valesti aru, aga kas see oli siis see mõte niisugune, et veepiiskade tekke ehk pilvede tekke määrab aerosooli osakeste olemasolu, millele nad hakkavad kondenseeruma. Ja mitte vee olemasolu sedavõrd. Pigem vastupidi. Et see pilv tekiks, peab olema see väike osake, mille peale see pilv tekib. Vesi on niikuinii olemas. Vesi on ka väga tugev kasvuhoonegaas, aga vee eluiga on sama lühike kui aerosooli, mõned päevad. Ma nüüd tahtsingi küsida, et jutt algas nii-öelda kliima soojenemise probleemidest. Aga minu meelest albedo ehk pilvede hulk on peamine, mis reguleerib. Kas see on vale, seda ma ei tea, vast ei ole vale. Ei ole vale, väga õige. No nii, aga pilv tekib igal juhul, kui vesi on, ta peab kunagi. Kas te arvate, et veeaur läheb kosmosesse välja või? Veeaur on nähtamatu. No, veeaur kondenseerub ainult siis, kui tal on mille peale kondenseeruda. Ja kui ei ole mille peale kondenseeruda, siis tilgad ei teki kunagi. Atmosfääri tingimustes ei teki. Ongi nii, et laboris küll. Läheb kosmosesse. Ei, no lõpuks ta seguneb
kuskile, kus on osakesi, mille peale kondenseeruda või mingi pinna peale või lõpuks see kuskil on, jah. Kuskile, kus on. Yeah, ja seetõttu see peab toimuma ikkagi kondenseerumine. Kunagi kuskil. No nii, järelikult see aerosoolide hulk ei määra, lihtsalt kondenseerumine tekib kas madalamal või kõrgemal, muud midagi. Või kuskil mujal või no ükskõik, ega näiteks, see maakera mastaabis ei ole kui ma käisin Gröönimaal mõõtmistel, väljas oli -40 kraadi, läksin sooja aurava kohviga, astusin välja toast, kohvi aur kadus. Seal enam ei olnud silmaga nähtavat auravat kohvi, aga kohvi oli endiselt kuum. Mis juhtus, ei olnud atmosfääris piisavalt osakesi, mille peale kondenseeruda ja me enam ei näinud, nii et valgusega enam ei interakteerunud see veeaur, mis sealt kohvi pealt. Üks detail, mis on muidugi siin rääkimata jäänud, on pilve heledus. Sõltuvalt sellest, kui suured on pilvepiisad, pilv on kas tumedam või heledam ja mida väiksemad on pilvepiisad ehk mida rohkem on algtuumakesi, mille peale see veepiisk või pilvepiisk on tekkinud, mida väiksemad nad on, mida rohkem neid on, seda heledam on pilv. Mida vähem neid on, mida suuremad on tilgad, seda tumedam on pilv, seda vähem ta peegeldab energiat tagasi ja mida kiiremini ta sajab ka atmosfäärist välja. Nii et pilve ei, just vastupidi. Küsimus. Minu arust oli hirmus põnev oli see isopreeni teema, et midagi, mida avastati alles nii hiljuti ja mis muutis nagu oluliselt seda senist teadmist, et see pani mind mõtlema, et kui uus see teadus on, et kui palju sa oskad spekuleerida, et kas võib tulla veel selliseid avastusi, mis jälle nagu oluliselt korrigeerivad meie senist teadmist selles valdkonnas? See on nagu selles mõttes, pilveteke on vana. Selle, kui vesi kondenseerub ja see on vana ja pikk lugu. Aga neid keemilisi süsteeme ja detaile, mida me siin tänapäeval nagu uurime, neid on tõepoolest nagu tuleb pea iga aasta leiame uusi, miks isopreen oli oluline, on, et ta on kõige suurem kõige enam õhku paisatud orgaaniline ühend, et tema roll on ka selles mõttes kõige suurem. Aga peaaegu igasugused keemilised süsteemid on võimelised tekitama osakesi, ehk tekib nukleatsioon, aga kas seda tekib atmosfääri tingimustes ja kas kuskil atmosfääris on sellised tingimused, mida me suures pildis ei näe, aga on olulised selles lokaalses keskkonnas. Näiteks joodhappe on meile täiesti suvaline, aga Iirimaal on ta üks kõige olulisemaid osakesi tekitavaid keemilisi süsteeme. Nii, nüüd on Jaakude kord, kõigepealt alustame Jaak Viloga ja siis Jaak Järvega. Heiki, aitäh. Mul on selline küsimus, et inimtekkeline ja selle vastukaaluks on see, et kliima on väga palju muutunud ka aja jooksul. Nüüd sa mõõdad ennekõike metsade, looduse keskel, tahad nagu looduslikku fooni tegelikult ju suuresti mõõta, eks? Ja looduses on evolutsioon, liikide konkurents elutingimuste pärast ja nii edasi. Kuivõrd nüüd need erinevad osakesed, mis lenduvad, võivad olla ka liikide vahelise konkurentsi, mängukannid või vahendajad või mul on veidike raske ette kujutada, et nagu läbi selle evolutsiooni kuidagi need kliimamuutused üles provotseeritakse, see on veidike liiga pika vinnaga, aga ühesõnaga evolutsiooniline mõõde sellele. Evolutsioon on vist tõesti pikk ja selles kontekstis ma ei oskagi praegu öelda. Võib-olla Niinemetsa töö oleks siin huvitav, kus ta uurib taime stressi ja stressi põhjustajate ja selle järel taimetest emiteeruvaid orgaanilisi ühendeid. Et see pilt muutub väga oluliselt ja tegelikult see stressifaktor on ju ka konkurentsist. Konkurents tekitab ka stressi. Seega need orgaanilised ühendid, mis õhku lenduvad, nii meist endist, feromoonide kui ka metsast ja taimedest, on ikkagi signaal sellele keskkonnale. Mingit sorti signaal, mingi põhjus on, miks üks või teine ühend sinna lendub. Nii et siin tegelikult on seos sellega, mis maa peal toimub, mis metsas toimub ja mis sellest, meie tegelikult uurime seda, mis sellest saab siis, kui ta õhku paisatakse. Ja taimedel võiks arvata, ei ole nagu funktsiooni enam pärast seda, kui ta on õhku paisatud. Välja arvatud selline tore mõte, et mets teeb ise endale pilve, teeb ise endale vihma ja kastab ennast, et selline loogiline mõte võib-olla sobiks meile, aga seda väga tõestada, mis see evolutsioon on nagu kaasa toonud nagu just sellise ringkäigu vaates. Aga see aspekt on täitsa olemas, jah. Jaak Järv, palun.
Aitäh, mul 1,5 küsimust. Esimene küsimus selle esimese slaidi kohta. Seal üleval olid need lillad tulbad, mis näitasid soojenemise põhjustajaid nagu CO2, metaan ja nii edasi. Mis ühikud seal siis on? Kas see on, ütleme, summaarne efekt või on see kuidagi, ütleme, suhteline efekt ühe molekuli kohta või mooli kohta? See on lihtsustamise mõttes siin jah, tõepoolest ei ole kontsentratsioon, vaid siin on kliimamõju. Soojus vatti ruutmeetri kohta on see ühik. Nii et kui on CO2 rohkem, siis sellepärast on see efekt suurem, aga metaan võib olla palju efektiivsem selle põhjuste. Okay. Miks seal vett ei ole? Sellepärast, et vesi ei ole inimtekkeline. Vee eluiga on nii lühike. Vesi küll mõjutab seda, vee aurumine ja väljasadamine kiireneb kliima soojenedes, aga vesi on kogu aeg nii palju on olemas, et ta ei mõjuta seda kliimamuutust. Ta mõjutab kliimat, aga ta ei mõjuta kliimamuutust. Okei, aga metaan on siis mis asi? No metaanil on eluiga ikkagi kümneid aastaid atmosfääris. Eluiga on tegelikult see, mis defineerib sellise pikaajalise kliimamõju. CO2 on mitusada aastat atmosfääris, enne kui ta jälle tagasi välja. Teine pool küsimust. Väga kena slaid oli see, kus oli see aerosoolide uurimise ajalugu Tartu Ülikoolis. See on asi, mida me ei tohi kunagi ära unustada, sest näete, kui representatiivne nimekiri see on. Kas nüüd järsku oskate öelda, mis on nüüd, ütleme, see teie panus selles pikas nimekirjas? Siin viimane, siit, kus mu nimi algab, siit, kui ma hakkasin juhatama nende eelmiste inimeste loodud, küll oli instituut, küll oli labor, aeroelektrilabor, mis seal kõik olid, ja nüüd ma siis juhatan põhimõtteliselt nende inimeste järeltulijaid ja see ongi see meie seltskond atmosfääri ja keskkonnateaduste labor. Seadme ehitus on tegelikult meie laboris üks väga olulisi suundasid ja AIREL hargettevõttena viib seda väga jõuliselt edasi praegult. Akadeemik Saarma. Aitäh, väga huvitava ettekandest. Sa olid pikka aega väga heas laboris, Marko Kulmala laboris ja küsimus on, et mida sa oled avastanud Markust sõltumatult? No need viimaste aastate siin olemised on olnud Markust sõltumatud. Muidugi väga suur osa koostööst, mis meil on CERNis ja Cloudis, on selles mõttes tema rühm on seal üks partneritest, et ta on selles mõttes otsapidi kaasatud. Aga kõik Eestis tehtav on siiski temast sõltumatu. Ta tuleb 27. novembril siia kliimakompassi konverentsile, nii et meil koostöö siiski nagu jätkub, et me ei ole lahku löönud. Mul on teinegi küsimus, et sul oli väga suur roll selle Järvselja SMÄR station, või kuidas see kutsuti selle püstipanemisel. Meil on nüüd kaunis unikaalne situatsioon Värriost, siit Hüüdialast kuni Järvseljani on, mis on 1500 kilomeetrit pikk nagu atmosfääri monitoorimise süsteem. Sinna on päris palju raha magama pandud. No mitte magama, raha käima pandud tööd. Küsimus on, et mida te olete, kus te olete seda teadmist rakendanud Eesti rahva hüvanguks? Eesti rahva hüvanguks teadus, mis me teeme Eestis, on muidugi Eesti rahva hüvanguks. Kas mingi konkreetne masin, näiteks eurosid on tulnud päris palju läbi selle hargettevõtte, igas selles jaamas, mida mainisite, ja paljudes teistes jaamades on seadmed, kaasa arvatud CERNi Cloud Cambri mõõtmistes, on seadmed, mis on ehitatud Tartus. Sinna neid on kümneid neid seadmeid, mis on tegelikult mõõtejaamadesse läinud. Aga ma arvaks, raha on muidugi hea, aga võib-olla ikkagi see oskusteave ja see, et me teeme aerosooli teadust sellisel tasemel siin Eestis Tartus, on võib-olla suurem panus Eesti teadusesse, Eesti ühiskonna hüvanguks. COVID-periood oli hea näide sellest, kus ma esimest korda tundsin sellist missioonitunnet, mida ma ei ole kunagi varem tundnud, et ma pean minema välja rääkima teistega, kuna varem ma tahtsin rääkida ainult kaasteadlastega. Aga siis ma tundsin, et okei, siin lastakse nii mööda, et peab minema ja ütlema, et see COVID käsi võib pesta ja see on hea,
aga see ei põhjusta pandeemiat, vaid meil on aerosool, mille vastu me peame võitlema. Ja see on see koht, kus ilma sellise oskusteabeta Eestis, kui keegi seda välja ei tule ja ei ütle, siis me peseksimegi käsi siiamaani. Vabandust, peske käsi. Aitäh Heikile!